Kõigile tere tulemast Tiina Pelli käsitöökanalile ja tänane video tuleb loodetavasti lühikene ja tegemist on sellise vana võlaga. Sellepärast ma avastasin, et mul ei ole pildist Meri ja tuul tehtud kokkuvõtet, kuidas ma selle pildi lõpetasin. Ja tegelikult see pilt on juba 10 kuud tagasi ära kingitud ja ammu minu ema korteri seinu kaunistamas. Nüüd kui rääkida sellest, kuidas see töö mul edasi edenes, siis nagu ma juba mainisin, tikkisin ma pilti parkimismeetodil ja tegin päris mitmeid muudatusi. Üks muudatus, mida ma veel enne seda, kui ma lõpetasin selle mereranna ja lainete tikkimise tegin, oli, et ma vahetasin välja osa helmestest, sellepärast mulle tundus, et värvivahe nendel helmestel, mis tootja pakkus, oli väga väike ja ma leidsin oma varudest veidikene suurema toonivahega helmed ja mulle tundus, et see vaht mererannal ja merelainete pinnal nägi natukene efektsem välja tänu sellele. Taeva tikkimine oli selle töö kõige lihtsam osa, sellepärast et seal on hästi suured värvilaigud. Seal ma parkimismeetodit ei kasutanud, tikkisin ma värvide järgi ja tikitud on ta ühekordse niidiga. Selle tõttu ta näib selline hästi kerge ja õhuline ja natukene eemal olev võrreldes pildi alumise poolega. Ning kõige lõppu jätsin ma selle kõige suurema muudatuse, selle, et nendest mägedest teha sinna taha mets. Ja tegin ma seda nii, et kui mul muu pilt oli valmis tikitud, siis ma võtsin tavalise ruudulise paberi ja joonistasin sinna täpselt selle skeemil, see mäestiku, see piirjoon ja mäed olid seal. Värve ei ole seal palju, seal oli must, hall ja siis vist oli 3 tooni oli pruuni värvi. Ja ma võtsin ja tegin natukene neid kaste niimoodi nihutasin rohkem püstloodi, et tekiks selline metsatunne. Et ega ma palju seal muutma ei pidanud, kontuurid, piirjooned jäid kõik samaks. Ja siis poest tõstsin enda arust kõige ilusamat rohelist mulineed. Ka firmalt Ankor, tahtsin, et oleks kindlasti sama firma. Siis kui ma muidugi esimesed rissid olid ära tikkinud, siis ma sain aru, et ikkagi mulineesid ei saa võtta selle järgi, mis kõige ilusam poes paistab, vaid ta peab kokku minema selle pildi värvikammaga. Ja sellepärast ma ostsin järgmise partii rohelisi mulineesid. Ja nende hulgast ma siis valisin välja need, mis mulle tundus, et sobivad. Kui seda tööd nüüd vaadata, siis mulle tundub, et mul tuli esimese korra kohta päris hästi välja. Ja see mets tundub tõesti nagu taamal oleks mets. Ma näitan tööd ka tagantpoolt. Ja kuna ma kasutasin parkimismeetodit töös, siis muidugi see tähendab, et töö tagumine pool ei ole ideaalne. Aga nagu ma olen juba ka enne öelnud, siis ma arvan, et piltide puhul ei ole see ka oluline. Oluline on see, et pealtpoolt need ristikesed oleksid kenad. Töö valmis sai, siis loomulikult ma läksin teda pesema ja mina ei julgenud küll teda pesumasinasse panna, vaid ma tegin nii, nagu ma olen YouTube'ist vaadanud, kuidas teised teevad. See tähendab, et käsitsi kausis ja ei nühkinud, lihtsalt ma panin sinna minu meelest juuste palsamit. Tegin vee niimoodi ajasin vahtu ja selle sees kergelt teda loputasin ja pärast lihtsalt kraani all pesin selle vahu sealt välja. Nii ma olen kuulnud, et see pidi kõige parem variant olema. Ja kuna mul on töö tikitud Ankor niitidega, siis tootja firma ütleb, et neid peab pesema, et värv muutuks kirkaks ja säiliks kirkana üle 40 kraadises vees, nii et päris kuumas vees. Ja pärast pesemist ma laotasin ta rätiku peale ja jätsin ta niimoodi kuivama. Kui te vaatate, et tundub, et hästi tume on, siis ta lihtsalt on märg. Loomulikult ta ei jäänud nii tumedaks. Ja kui ta oli peaaegu ära kuivanud, oli veel natuke niiske, siis ma triikrauaga tagantpoolt teda triikisin. Muidugi ma ei pressin, ma arvan, et mul oli mingisugune pehmem rätik all, ma täpselt ei mäleta. Triikimise juures või selle saurutamise juures on oluline see, et ei tohi neid riste niimoodi laiaks lömastada, et nad jääksid ikka ilusad. Ja siis ei olnudki midagi muud, kui seadsin sammud kunstipoodi, kus tehakse raame. Ja seekord ma siis tegin tõesti nii, et ma valisin raamid, passepartuud ja raami välja. Ütlesin kohe, et ma pilti siia ei jäta ja ma teen selle, et ma pildi pingutan aluse peale ja panen siis raami sisse ise kodus. Valisin ma sellise hallikas roheka passepartuu. Alumine passepartuu on valge. Mulle tundus, et see nagu toob selle pildi rohkem esile. Muideks raami ja passepartuu valimine on tohutult raske ülesanne, et
nii palju, kui ma olen käinud, mul alla tunni aja ei ole valiku peale kunagi läinud. Raami valisin ma tegelikult selle, et ma teadsin, et ta läheb emale kingituseks ja emal on üks siis suur õlimaal ja seal ma avastasin, et on umbes samasugune raam müügil, mitte küll päris, aga umbes. Ja siis ma valisingi selle järgi, et siis ta moodustab nagu ühtse terviku seinal. Selline sai minu esimene suurem ristpistestöö. Ma loodan, et see meeldis teile. Igastahes minule meeldis seda väga tikkida ja mulle meeldis ka töö tulemus. Aga tänaseks kõik ja kohtume juba uutes videotes.